Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tervist tennisesõbrad, ilma pikema sissejuhatuseta lükkame tänase pop-up stuudio siit Kalevi tenniseklubist käima. Oleme Eesti meistrivõistlustel. Läbi on saanud siis üksikmängu poolfinaalid ja meil on teada, kes mängivad homme finaalis. Hetkel on käimas veel naiste paarismängu finaal ja meeste paarismängu poolfinaalid ootavad ka ees. Meiega on siin täna Riho Kallus, kaassaatejuht, kes ka ise on siin 2 mängu juba pidanud seeniorite meistrivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel, aga nendest räägime võib-olla mõni teine kord. Ja külalisena on siis Davis Cupi kapten Eke Tiidemann. Tervist! Tervist! No kõigepealt räägime eilsest. Olid sa Eke eile seal Tondi tennisehallis ka, kus võib-olla selle hooaja publikurekord? Ei, mina sinna eile kahjuks ei jõudnud, aga kuuldavasti oli väga äge üritus olnud ja pealtvaatajaid oli palju. Mina ise olen nüüd mängijaid kõike näinud, et ma nagu ei hakanud eraldi sinna neid vaatama minema, et ma näen neid niikuinii igapäevaselt. Aga kindlasti Rihole see meeldis. No Riho, sa olid natuke nagu idee autor ka, et olid rahul, kuidas see asi lõpuks nagu välja kukkus? Mulle tuleb meelde, kunagi oli see jutt, et kuidas vanu Eesti meistreid meeles pidada ja tennise juures hoida ja siis me arutasime, mõtlesime seda, et oleks tore, kui neid Eesti meistreid aastas korra kuidagi kokku kutsutakse ja tehakse. Et minust kukkus ilusti välja ja oli tore. Nii, aga täna siis üksikmängu poolfinaalid. Kõigepealt Katriin Saar alistas eelmise aasta finalisti Valeria Korlatši, oli see 6-2, 6-3. Räägime paar sõna sellest mängust. Oli natuke üllatav, et nii kergelt võib-olla ära tuli. Riho, sina nägid seda mängu koos minuga? See ei olnudki nii kergelt, et Katriiniga põgusalt rääkisin ka pärast seda mängu. Katriinil oli tegelikult teises setis 4-2 peal oli väga-väga raske game, millest ta oli seal, kas ta oli 15-40 taga, et seal oli moment, kus oleks võinud see mäng pöörduda ka, et ta oli tubli, et ta sai sealt kohe ikkagi hambad taha ja 5-2, et seal nagu tegelikult nagu tihedaks ei läinud need setid, jah. Aga jah, ta ise ka ütles, et eks mängijatel on raske see periood praegu, et vaat keegi ei ole tuuril, keegi ei võistle ja nüüd on see üks Eesti meistrivõistlused, kõigil on see võistlus pabin ja on sees, et näha on, et mängijatel ei ole lihtne tegelikult kohaneda, et Katriin sama asja ütles, et enne mängu algust, et ikkagi niisugune väga suur ärevus on, et segab nagu palju. Mis sa, Riho, kuidas see vihmapaus seda mõjutas? No me saame siin vahepeal kodus käia kuuldavasti mängijad ka, aga näha oli, et Katriin, kui servima hakkas, ega teil kerge ei olnud, et kohe tuli topeltviga ja kohe loovutas servi ära ka. Eks see vihmapaus on alati mängijatele ebameeldiv, kes sellega paremini hakkama saab ja halvemini, et sa pead kogu aeg olema valmis selleks, et sa pead, ei tea, mis hetkel väljakule minema, pead ennast sooja hoidma, võib-olla vahepeal läheb kõht tühjaks, tahad süüa, eks see on vastik ja ärevus tekitav alati, aga mõlemal võrdsed probleemid ju mõlemal vastasel, et kõigil on vaja sellega hakkama saada, see on tennisisti elu ja seda ei saa muuta, sellega pead kohanema. See on paratamatus. Ja teine poolfinaal Jelena Malõgina alistas Sofia Tšeklistova 6-3. Oli seal midagi üllatavat, Riho, sinu jaoks? Ei olnud ausalt öeldes üllatavat, et mina iseenesest arvasingi, et Malõgina selle mängu võidab ja see nii läks, et mina ei üllatunud, ei. Finaalis Katriin Malõginal Eesti meistriliitel puudub, Katriinil neid suisa 2. See huvitav fakt ka, mis Katriini isa tõi välja, et Katriin on järjest võitnud Eestikatel 34 matsi, kui arvestada ka U14, U16, U18 Eesti meistrivõistlused, kus ta on osalenud. Eke, kuidas sulle see finaali paar tundub? Võib-olla jah, kui seda tabelit enne vaadata, siis ja selline, ma ei saa öelda, et ma arvan, et seal ongi selline 3-4 mängijat oligi, kes sinna võib-olla sinna finaali saaksid ja tundub lihtsalt nagu loogiline ja selline nagu turvaline, et võib-olla alati nagu tahaks natuke näha, et oleks mingisugust üllatust ka, et jälle ühed samad mängijad finaalis
mitte, et nad ei peaks seal olema, aga oleks nagu äge, kui kuskilt nagu mõni noorem, no mitte noorem, aga mõni teine mängija ka vahepeal sekkuks sinna. No Jelenal Eesti meistritiitel veel puudub. Mis te arvate, kui väga talle seda mentaalselt võib nagu vaja olla, et ma ei tea, Eesti tennise kogukond teda kas või nagu omaks võtaks, et ta on selline natukene Peterburis harjutanud, Narvas sündinud, et nüüd viimastel aastatel rohkem nagu Eestis paikseks jäänud. Kui väga talle seda endale mentaalselt võiks vaja minna? No ma arvan, et kui ta nendel võistlustel juba osaleb ja Eesti eest tahab mängida, siis ma arvan, et see on kindlasti vajalik tema jaoks ka. Ma usun, et see on tema jaoks oluline. Muidu vaevalt ta siin neid mängikski. Kas Riho Katriini seeria homme jätkub või Jelena katkestab selle? Ma ikkagi kaldun arvama, et Jelena on seal ikka kõrn soosik, et Katriinil ei saa kindlasti lihtne olema, aga see oleks natuke üllatus, kui ta võidaks minu jaoks. Aga tänases situatsioonis, arvestades, et mõlemad mängijad ei ole võistelnud, ei tea, palju on ümmargune. Ma võib-olla lisaks juurde, et veerandfinaalis oli näha, et tegelikult see Malõgin on haavatav küll, et Lotakauliga ei olnud tal üldsegi mitte lihtne, et see oleks otsustushettel 7-5, eks, et see oli väga, väga tasavägine ja ei olnud enne lõppu seal kindel, et kes see ära võtab. Ja eelmisel GP turniiri Viljandis tegelikult Tšeklistov alistas Katriini ka, eks ju, et ütleme nii, et kõik on võimalik. Et suht 50-50 ma pakuks. See vast isegi teeb huvitavamaks olukorra, et tegu on kas Jelenale vast üldse esimese turniiriga, ma ei tea, kas ta seal Viljandis osales, ta vist vigastas seal Viljandis kohe jalga ja Katriinile teine turniir alles. Nii oli jah, Jelena Viljandis mängida ei saanud, et ja Katriinil ka see turniir väga pikk ei olnud Viljandis, nii et jah. No Fed Cupi muidugi mõlemad mängis märtsit, see turniir on veel all. Jah. Näega, see oli nii ammu juba, et need vahe on nii pikk olnud ja ma isegi ei oska öelda, natukene see üks turniir, see Eesti GP aitas, kindlasti natukene mingit kindlust ja mingit tunnetust andis, aga eks ta homme on suhteliselt lahtine see tulemus seal, ma arvan. Jah, me siin arutasime ka siin, et praegu on nendel mängijatel on suur eelis tegelikult, ütleme, kui me räägime ka siin, või mõnes mõttes eelis on ju noorematel ja võib-olla ka USA ülikooli mängijatel, nende mängijate eest, kes tegelikult on tuuril, et kui nad täna tuuril ei ole, siis võib-olla nad siis oleks gramm võib-olla paremad, kui nad kogu aeg võistleksid, et täna seda ei ole. Kuulame vahepeal ära, mida Katriin ja Jelena ise pärast mängu ütlesid ja siis räägime meeste poolfinaalidest. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. No nii, eelmise aasta finaali kordus, siis seekord natuke lihtsamalt. Olen oma mänguga rahul? Olen küll, jah. Selles mõttes, et meil on kõigil mängijatel on hetkel raske, et teine turniir, kui nagu Viljandit loed esimeseks. Et kõigi natuke kõigub see mängutase siin ja tulevad sellised tõusud ja mõõnad mängudesse, aga õnneks ma suutsin, vähemalt endal mul tundus, et ma suutsin terve mäng suht nagu ühtlaselt mängida. Et ega Valeria väga kehvasti ei mängida, aga ikkagi tulid need mõõnad vahest sisse, et see andis mulle jälle nagu motivatsiooni juurde ja enesekindlust. Mis elemendis sa arvad, et sa kõige rohkem üle olid? Ma ei tea, kas nüüd otseses nagu mingis elemendis olin. Et ma arvan, et mul serv andis mulle juurde natuke rohkem. Et kui mina tõrjusin, siis ma ei tundnud mitte mingit survet nagu tema poolt. Ja just nagu vastupidi ka, et kui mina servisin, siis ma nagu sain neid lihtsamini neid punkte ikka. Ja võib-olla tagajooned mäng oli ka natukene selline, stabiilsem, aga mitte, ma ei tea. Oligi, siuke väikestest asjadest oli kinni, et need tähtsad punktid tulid nagu mulle. Kuidas see mitmetunnine vihmapaus sind täna segas või ei seganud? Tegelikult ei seganud, ma ütlen ausalt. Selles mõttes, et jah, ikka on tüüta, et mängid ühe game'i, siis tuleb paus, siis mängid ühe game'i veel ja uuesti paus, aga kui sa oled tennisis, siis sa oled ikka harjunud sellega, et tuleb see vihmapaus sisse. Et see nagu ei kõiguta mind kuidagi. Ja pigem just, et
mul kuidagi tuli enne mängu tuli uus siuke motivatsioonihoog tuli sisse. Et ma ei tea, kas see oli nüüd mingis kindlas kellaajasse kinni, aga mind kuidagi nagu rivist välja ei löönud. No see vihmapaus tuli sinu servi ajal ja tagasi tulles, ega sul see servi hoidmine väga hästi läinud? Ei läinud ja ma vist tegin kohe esimeses punkti pealt topeltpea ka, et ei no ikkagi alguses need paar punktid on rasked ja just täpselt need 40-40 tasamäng, no siuke otsustavad punktid, tähtsad punktid, aga õnneks oli nii mängu alguses, et kui oleks mingi 5-5 seisult vaata, siis oleks võinud eriti hull olla pingega peale, aga õnneks siuke alguses, ega see väga rolli ei mängi, eriti just naiste tennises. Tänast mängu oma eelmistega võrreldes, siis millist oma selle nädala parimaks mänguks pead? Võibki tänast pidada, ma arvan. Kindlasti eile ma olin ka, Maileni vastu olin hästi stabiilne. Selles mõttes, et mul ei olnud plaanis nagu vigu teha, aga eks ma mängisin, mul oli selline tunne, ma täna mängisin natuke julgemat, et ma pidin ise rohkem tegema ja see tuli mul suhteliselt hästi välja ka, nii et ma ütleks, et täna oli mul kõige parem mäng. Teises poolfinaalis Jelena on praegu setiga peal, on sul vahet ka kummaga mängida? Ikka on vahet. Selles mõttes, et natuke ma pean mõtlema, mis mu mänguplaan on. Eks need on erinevad mõlema vastu, et selles mõttes ma ei eelista kumbagi. Ja mõlemad on hästi rasked vastused ja Sofiale ma just hiljuti kaotasin ja samuti eelmise mängu Jelenale ma ka kaotasin, nii et homme tuleb väga-väga kõva mäng. Oskad nüüd nendest kaotudest midagi nagu välja võtta, et kuidas need mängud oma kasuks pöörata? No kaotustes õpid kõige paremini. Ja kindlasti, ma arvan, et mul on suht kindel plaan mõlema vastu, aga seda ma ei hakka praegu ütlema. Näeme seda homme, aitäh! Congratulations, 6-3, 6-3 against Sofia. Are you happy about your game and how the things worked out? Yeah, I'm happy that I'm in finals. We started in the morning to play, but we should finish because of the rain. And I was a little bit nervous because you often didn't know how it will go later. But I play good, Sofia play good, so I think we have a good match. What was the key about your win today? Just maybe some experience and I just try to play all balls in court, in, and that's all. What do you think about your chances against Katrin in the final? I don't know, I think it will be an interesting match, so we will see. I'll try to show my best. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Tagasi siin Kalevi tenniseväljakutel meeste poolfinaalides, siis võtame selle ühepoolsema ennem Vladimir Ivanov Danil Klinka vastu 6-2, 7-6. No siin vist üllatust ei ole. Ivanov on selle turniiri suur favoriit ja pidigi selle kaasseits ära võtma. Jah, ma ütleks küll nii ja ma kindlasti ta on ka finaalis favoriit, et Ivanov rääkis täpselt sama asja ka Viljandi turniiri, et ta ei ole ka tükk aega nii halvas vormis selles mõttes, et ta pole tükk aega ka samamoodi saanud võistelda ja tüdrukutega siin trenni teinud 3 kuud karantiiniperioodil, aga ta on kindlasti minu jaoks soosik. Äkki, mis mõtted sul Ivanovi Klinka-mäng tekitas? Ma nägin hommikust Klinka-mängu ka, kui ta Siimariga mängis ja mina ausalt öeldes pole näinud, et Klinka nii hästi mängiks, kui tal tuli ikka väga hea esituse tegi hommikul. Ja võib-olla selle baasilt ma arvasin, et ega nüüd Voval lihtne olema ei saa, aga ta lihtsalt oma kogemusega võtab selle ära, et jah, minu ennustus siin enne neid tänaseid mänge oli selline, et ma pidasin ikkagi, et pigem panin Vova peale selles mängus ja teises mängus ma lihtsalt ei osanud öelda. Ma arvasin, et tuleb, et kes võidab, ei tea, et selline suhteliselt segane seis ja umbes nii ta läks ka. No, teine mäng tuli ikkagi korralik triller, et 1-6, 7-6, 6-4 Raismaa poolt vaadatuna
No selles mängus oli kõik, et selle võib öelda, et äkki selle turniiri parim mäng või? No Tamm oli seal minu teada 6-1 ja 2-0 ka peale, eks ju, teises setis, et võib-olla isegi see liigselt ühepoolne algus sai mingis mõttes saatuslikuks, et see nii pöördus, aga mul isiklikult on hea meel, et Kennet on esimest korda Eesti meistrivõistluste finaalis, et Kennetil on siin Eesti meistrivõistlustel olnud suhteliselt õnnetud alati need turniirid, et ma olin tema poolt ja ma lootsin, et ta suudab seekord võita. Tundub üsna uskumatu faktor, et see kaua Kennet siin orbiidil on olnud, et esimest korda Eesti meistrivõistluste finaalis. No jah, aga ta ei ole ka väga palju neid mänginud. Et tal minu meelest seal noorteklassi lõpupoole jäid tal mitmed turniirid vahele. Seoses mingite teiste turniiridega. Et nagu mäletan eelmist ja üle-eelmist aastat, et kas eelmine aasta kaotas ta äkki Tammele, üle-eelmine Klinkale või oli see vastupidi? Äkki ütle sina, mille poolest siis Kennet Tammest üle oli? No võib-olla seekord, kui seda mängu niimoodi vaadata algusest peale, siis ütleme, Tamm alustas nagu endale omaselt hästi agressiivselt ja Kennet siis omakorda sust ettevaatlikult, pehmelt ja väga palju raskusi ei tekitanud Tammele seda mängu nii-öelda domineerida. Ja seal oligi kuskil teise seti keskelt, siis ikkagi Kennet hakkas natuke juurde ka panema, sai oma pallid pikemaks ja oligi sealt eeske poolt palju teravam, et ja tekkis nagu palju rohkem võimalusi ja natuke miksis rohkem, käis võrgus, et siis sai selle mängu tasakaalu, eks ta sealt ju edasi oli selline punkti mäng. Aga mis seal nagu saatuslikuks sai, miks ta täpselt võitis? Mina arvan, et natuke see Tamm läks võib-olla natukene selle Kenneti üks aeglasema mänguga kaasa, et ta ikkagi ei hoidnud nagu jalga nii-öelda gaasi peal kogu aeg ja seda enda oma ei teinud lõpuni ära. Serv jäi ka pehmemaks, nagu aeg-ajalt nagu lõi seda servis, ei löönud. Et Kennetit sihukese mänguga on suhteliselt ikka keeruline hoida. Kuulame ära, mida Kennet ise oma võidu kohta ütles ja siis natuke räägin paar sõna homsest ka. Kennet. Nii, kuule. Oled esimest korda Eesti meistrivõistluste finaalis. Mis tunne on? Praegu mingit finaalitunnet ei ole, et mul oli nii ränk võitlus endaga, et see on täiesti uskumatu, ma ei oskagi midagi tarka öelda, aga terve mäng oli selline enda vastu võitlus. Krista muidugi alguses mängis üli hästi ja teiselt jalgus ka ja siis võib-olla äkki korraks kaotas keskendumise ja lasi mind natuke mängu tagasi, aga see rippus nii juuksekarva otsas, et jah. See tähendab, et see tähendab, et sa ei ole rahul põhimõtteliselt? Ei, selles mõttes tulemusega muidugi rahul, aga ma ei ole, mäng oli ka lõpus parem, aga ma ei ole selle enda mentaalse poolega võib-olla nii rahul, et see mul on nii ränk võitlus enda vastu, ma suudaks mängida oma mängu ja kui ma võidan ennast seal väljaku peal, siis mul on väga suur šanss, et ma võin võita ka vastast. Mis teemonitega sa võitled siis? No, oma hirmudega, nagu ma olen pikalt siin võidanud, et ei suuda tuua välja sihukest võistlusmängust sellist mängu, nagu treeningus olen toonud ja kui parimad mängijad võistlusel paremini kui treeningul, siis mul on natuke vastupidi, et see on mul see asi, millega ma võitlen ja mis mind tihtipeale must võitu saab. Täna läks nii. Kus sa veel juurde saaksid panna, mis ise tunned? No ma arvan, ma olen mängu peale võib-olla 10 esimest servi sisse, et serv kindlasti. Vova vastu niimoodi mängin, siis vana kogenud Vova tuleb ja karistab ära mind sellega, et samamoodi nagu Kristjan esimesed ja teiselt jalgus. Servis kindlasti ja mängus julguses, et kui ma mängin julgelt ja õnnestun, siis ma mängin kohati, ma arvan, päris ilusat tennist, aga kui ma olen liiga passiivseks, siis sõidetakse must üle. Kuivõrd sa homseks oma mänguplaani peal üldse muutma või lõpupost saate vees? On mäng homme, teate seda. Siis ma ei tea, ma arvan, et ma ei tohi mõelda nii palju, kuidas Vova mängib, et ma pean mõtlema rohkem oma mängu peale. Ma suudan oma mängu välja mängida
siis on kõik võimalik, et ma üritaks nagu rohkem keskenduda oma mängu peale. Sa võitsid Voovat ju tegelikult sellel Kadrioru nii-öelda treeningturniiril, jah, oli nii? Jaa, noh, see oli... See ei loe nii palju arvada? No see oli treeningturniir, et Voova ei olnud, ma tean, et Voova seal ei olnud väga palju mänginud ja keegi meist ei olnud liiga palju trenni teinud, et praegu on juba sellest mingisugune liigi 1,5 kuud möödas, et neil on mehed on vähe teises vormis. Füüsiliselt, kuidas sa ennast pärast seda maratonmatši tunned? Mentaalselt olen kindlasti rohkem väsinud, füüsiliselt ma arvan nii hull ei ole. Mul on täna veel üks paar vaja mängida, et eks näis, kuidas see läheb ja äkki suudan seal nagu lõdvestuda ja hea löögitunde kätt saada. Sa ise oled seda meelt, et ei peaks punitama homme seda finaali ära, et mängiks laupäeval? Ma arvan, et aus oleks, kui nad tahavad seda veel 5 paremat mängida, et siis äkki annaks meil ühe puhkuse, kui meil on 3 mängu täna päevas olnud, et ma arvan, Voova oleks ka sellega nõus, aga see on juba liidu otsustada. Aga aitäh sulle edu! Jah. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Nii arvas Kennet ise oma mängust. No homme Kennetil tõeline lõpuboss ja tõestamiskoht Ivanovi vastu. Kumb soosik on? No mina julgen arvata, et ikkagi Ivanov on soosik. Et Ivanovil muidugi väga palju sõltub sellest, et ta suudab terve mängu korralikult servida. Et tal teinekord tekivad olukorrad, kus tal eriti just teine serv kukub natuke ära ja jääb seal mängu, et kui ta hoiab sellist stabiilset korralikku tempot, siis ma arvan, et ta on ikkagi soosik. Ma selle servi juurde korra tulles, siis nüüd oleneb kindlasti Kennetist ka seda, et kui palju ta seda ära hakkab kasutama. Et kui julgelt ja kui teravalt ta sinna teistele servidele, kui see nüüd peaks homme jääma pehmemaks, kuidas ta sinna vastu hakkab astuma ja kui palju ta teravusi sealt loob. No Kennet oma intervjuu lõpus avaldas soovi, et tegelikult aus oleks, kui see üksikmängu finaal toimuks laupäeval, et arvestades veel fakti, et tegu on 5 parem matšiga. Kui diktafoni siin kinni panin, siis ega Kennet peakohtuniku Kairi Karpaga vesteldes väga õnnelik ei olnud, kui sai teada, et ikkagi homme tuleb see mäng ära pidada. Et kuivõrd see võib hakata ühte või teist vormi pärssima? Kui kogu turniiri vaadata, siis Ivanov osaleb 3 mänguliigis ja on kõikides mänguliikides finaalides. Poolfinaalis, paaris mängus hakkab kohe poolfinaal. Et Kennet mängis, miks te ei mänginud, eks ju, et tegelikult Ivanov on veel rohkem siin turniiridel mängida saanud. Jah, ma ei saa küll sellest aru, et mis põhjusel kiirustada, et ühtegi turniiri peale tulemas ei ole, võiks võtta puhkepäeva, et ma selles mõttes saan aru tema frustratsioonist võib-olla, et võiks vabalt see finaal toimuda ka päev hiljem. Mina nagu arvaks, et võrdsid nüüd võimalused päris võib-olla ei ole, et Kennet mängis täna ju 2 üksikmängu, aga kokkuvõttes arvestades, kui tugevalt nad füüsiliselt ikkagi võiksid olla, siis see ei tohiks nagu väga suur probleem olla. Kindlasti oleks mõnusam võib-olla võtta see päev vahele ja siis mängima hakata, aga ma ise ei nuriseks, et kui see turniir korraldajad on niimoodi otsustanud teha, parem on nagu leppida sellega, kui hakata nagu võib-olla endale midagi nagu mingid selliseid mõtteid pähe panema, et tal on raske või mis iganes. Kennet Raismaa veerandfinaal kohtumine tegelikult jäi eile pooleli seisul 5-2 ja ta võitis selle kohtumise 6-2, 6-1, et ma arvan, see nüüd oluliselt tüki küljest ära ei võtnud, et tal oli see suhteliselt lihtne matš ka. Kummale sa äkki panuse paneks toome? Ma panen diplomaatiliselt 50-50. Nii ei saa? Pead 100 panema? 101 pean panema. Mina nagu tahaks selle nii-öelda, et jah, et võib sinna meistride tabelisse uus nimi tulla. Aga selleks peab ta ikkagi väga head tennist näitama, et Voovale ära teha. Samas ma ei näe nagu ühtegi põhjust, et miks Voova peaks nagu leppima mõne teise nimega seal nimekirjas. Et sellepärast, Kennetil on kõik nagu võimalused olemas, aga paneks siis võib-olla 1%
sinna Ivanovi poole. Ja 99 Kenneti poole. Jah, 51-49. 51-50. Jah. Ivanov läheb püüdma oma 8. meistritiitlit, me teame, et Toomas Leiusel on 9. Kui nüüd Ivanov 8 ei võta, jääb tal veel võimalus 2 püüda? 3? Noh, see Ivanovil on see 8 ikkagi väga suuresti tänu sellele, et Jürgen Zopp ei ole osalenud viimastel aastatel Eesti meistrivõistlustel. Ma julgen kahelda, et neid tiitleid nii palju oleks sellisel juhul. No kui me hakkame lugema, kes Toomas ajal võib-olla jättis mingil ajal osalemata? No Toomas ajal Toomas domineeris. Toomas ajal oli Toomas. Et praegu ikkagi me teame, et Eesti esireket on Jürgen Zopp ja on olnud kogu aeg ja Ivanov ei ole ka täiskasvanute klassis kordagi Jürgenit alistanud, nii et see oleks pigem üllatus, kui ta kaotaks nagu. Et seal on kindlasti ilmselge favoriit Jürgen, aga ei, Vova enda jaoks see vist ei ole nagu me tookord ka põgusalt saates rääkisime sellest, et isegi ei teadnud, kui palju tal neid tiitleid või kellel kõige rohkem tiitleid on, et ta seda jahiks. Aga ta on tubli, selles mõttes on ta tubli, et ta on suutnud leida motivatsiooni ja ta ikkagi noored pusivad ja üritavad, aga Ivanov on stabiilne ja hoiab oma positsiooni kogu aeg. Just tahtsin küsida, mida see näitab Eesti meeste tennise olukorra kohta, kui Ivanov jälle peaks oma ära võtma? No see siis näitabki, et Vova on siis nende võistluste kõige parem, nende osalejate sees. Need, kes ei osale, see on nende probleem. Meil on mehed, kes käivad Moratuu akadeemias, Wimbledoni võitja. Arvestame seda, et Vova on 33 ka, et eks tal on kogemust ja karjäär on tal pikk olnud ja isegi maailmatasemel on temast vanemaid mehi, kes on siis maailma edetabelis päris kõrgel kohal. Aga kui tuli juttu siin Moratoglu meestest, siis minule jäi väga-väga positiivselt silma Mark Lajal, kes on minu arust teinud väga korraliku arenguhüppe, on kiire, terav poiss, et ma loodan siiralt, et meil võiks olla järgmisel aastal järjekordne juunior Grand Slamidel, et Mark küll kaotas siin tasavägise mängu Karl-Kiur Saarele vist oli, aga Mark jättis mulle nagu väga hea mulje ja ma nagu loodan, et ta võiks olla järgmine väga hea mängija. Aga on kindlasti, jah. Aga selge, ega me homme kellaaja kohta veel midagi ei tea. Reho, sul on siseinfot äkki? Mis kell võiks mänguks minna? Ei ole kahjuks, ei ole veel homset ajakava vaadanud. Aga loodame, et homme ilmataat meid natuke rohkem soosib, et täna oli päris kole see vihmapaus tegelikult 3-4 tundi, et sükust ei taha, eks? No parem selline, eile jäid üldse mängud pooleli niimoodi, et hea, kui vähemalt päeva saaks, et need päevamängud saaks ühe päevaga ära mängitud, see oleks juba väga hea praeguste tingimuste juures. Ja anname sõna Vladimir Ivanovile ka. 6-2, 7-6, esimene tuli kergemalt, teine väga palju raskemalt. Võta see mäng kiirelt lahti. No tegelikult teises setis ma olin ka kogu aeg mul oli väga palju võimalusi breikida teda kohe alguses. Ma ei realiseerinud, ma pakun mingi 5 või 4 breikpalli. Ja siis igaüks hoidis oma servi, siis 5-4 peal oli võimalus mängu ära lõpetada, aga kuidagi tähelepanu korraks läks ära. Ja, põhimõtteliselt Danil hakkas paremini mängima ka, aga ta hakkas suht hilja seda mängima. Siis mängu oli ainult seisult 5-5, 5-4 peal tegelikult. Mõlemad mängisime 2 skeemi ja siis tie-break. Aga enda mänguga olen rahul ja loodame, et saan finaalis ka sama mängu näidata. Kas Danil üllatas sind täna millegi? Pigem mitte, ma tean, et ta oskab veel paremini mängida. Täna päris palju asju ei töötanud tal tavaliselt võivad. Tal serv võib väga ohtlik olla. Täna ma praktiliselt kõike tõrjusin tagasi ja mängisin kõik tema servi geemipunktid olid kogu aeg ralli sees ja võib-olla tagakäsi ei töötanud nii palju. Ega ta ei eksinud sealt, aga tavaliselt ta on agressiivsem sealt. Et ma suutsin kuidagi oma mängu talle suuda ja siis ta tuli sellega kaasa alguses. Sa oled öelnud, et Kennet on sulle natukene keeruline vastane. Võib eeldada, et sa tahaksid rohkem Kristjaniga mängida? Tegelikult ma ei teagi, kellega on parem.
eks see, kes võidab, see on teeninud selle koha finaalis, eks ta on siis natuke parem, aga paremakäelistega on tavaliselt mul natuke lihtsam mängida. Aga vaatame, noored on ka hästi palju trenni teinud ja on arenenud, ma arvan, see aeg kunagi peab jõudma, kus nad hakkavad stabiilselt mind võitma, peavad mind stabiilselt võitma. Olgu, edu homseks. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.